Ma olen isiksuse testide järgi introvert ja paljud ei usu seda, sest nad teavad, et ma töötan koolitajana ja töötan inimestega, aga tegelikult olen. Ja kui on niisugune nagu skaala 0-100, kus on nagu, siis minul on seal number 37, mis tähendab seda, et kui ruumis oleks kokku 100 inimest, siis ma olen ekstrovertsem kui 37 neist ja siis introvertsem kui 63 neist. Ehk siis vähem ekstrovertne kui 63 inimest. Ja introvertsuse puhul on paar huvitavat asja, mida ma tahan jagada sinuga. Üks on see, et introvertsuse ennekõike näiteks president Obama väidetavalt on ka introvert või Jay-Z, et introvertsuse puhul on ülioluline see kõige tähtsam lüli, kuidas inimene puhkab. Et ma olen alati tundnud, et enamasti üksi olles ma laen oma patarei kiiremini ära, ma väsin kui teiste inimestega koos. Ja siin on nüüd üks huvitav nuanss, millele ma täna nagu mõtlen, on see, et aga vaata, kuigi ma mõistan, et introvertsusel on teatud bioloogiline nagu komponent, siis väga suur on tõenäosus, et introvertsus on ka kohanemine lapsepõlves toimunule, et kui näiteks inimesel on olnud lapsepõlves väga palju ebaturvalisust koos teiste inimestega, kas ta peale on kuidagi kuri oldud, vägivaldne olnud, ta pole sobinud selline nagu ta on pidanud ennast väga palju muutma, siis on aju ja alateadus õppinud, et koos teistega olemine on hirmus ja mittereguleeriv ja üksi olemine on turvaline ja reguleeriv. Ja siis võibki väga vabalt olla, et väga paljud meist tegelikult ei ole sünnipäraselt introverdid, vaid me oleme võib-olla hoopis päriselt ekstroverdid, kes on õppinud, et üksi olles on lihtsalt parem. Ja see on ka huvitav, see läheb selle puhkamise teemaga kokku, eks ju. Et võib-olla, sest ma tean aega, et ma taastun teiste inimestega väga hästi, aga ainult siis, kui mul nende inimestega on hullult turvaline olla, siis mulle väga meeldib teiste inimestega koos olla. Ja loomulikult me kõik vajame iseendaga koos olemise aega lihtsalt, aga see võib vabalt olla, et puhkamise strateegia on lihtsalt taaskord välja kujunenud ellujäämisstrateegia. Ja samamoodi huvitav on see, et ekstrovertsed inimesed kogevad rohkem uuringute järgi positiivseid emotsioone kui introverdid. Taaskord võib-olla lihtsalt introvertsetel inimestel on olnud rohkem lapsepõlves keerukust, mis takistab positiivsete tunnete nii-öelda esile tulemise. Ja mida ma veel tean, on see, et traumatöö üks tagajärgi, kui sellega inimene kuhugi faasi jõuab, siis üldiselt inimesed muutuvad ekstrovertsemaks, kui neil hakkab iseendaga turvaline.